Tšau, mina jälle siin. Ma tean, ma viimati tegin seda detsembris, aga ma leian, et praegu mul kuluks ka see ära. Nimelt, seoses tööturuga ma olen viimasel ajal eelmisest aastast saadik üritanud kandideerida teie erialasele tööle, aga tulutult. Ja kõikide nende eituste põhjal ma saan öelda vaid üht, et meie tööturg ei taha noori. Meid ei väärtustata. Siin tahetakse ainult siis, kui sul on vähemalt paariaastane töökogemus, aga see tõstab pidevalt esile paradoksi, et mul on vaja kogemusi, et saada tööle, aga ma ei saa kogemusi ilma tööta. Aga tundub, et tööandjatele see pähe ei mahu. Ja pidevalt jääb selline tunne, et nad on ise selle augu kaevanud, aga nad ei tee midagi, et meid kui noori aidata. Nad ei võta seda initsiatiivi, et olla ise need, kes annavad noortele selle esimese töökogemuse. Selle asemel sa pead hoopis ise kusagilt selle kogemuse hankima, aga kust ma selle võtan? Öelge mulle. Mul on olemas vastav haridus. Ma olen teinud praktikat, millest mul jääb vajaka. Ausõna, millest mul jääb puudu. Kas tõesti kõik on lihtsalt eelneva töökogemuse taga? Kas tõesti praktika ei ole piisav? No tundub nii, et nende jaoks ei ole. Ma tõesti pean ootama 10 aastat enne, kui ma saan erialasele tööle. Vahepeal jääb mulje, et operatsioonist taastumine oli ka lihtsam kui tööle saamine. Tundub, et ainsad valdkonnad, kus noori tahetakse, on meditsiin ja haridus, aga kõik ei sobi arstiks ega õpetajaks. Mina kindlasti ei sobi kummagile erialale, kuigi meditsiin mind huvitab. Sest et mulle meeldivad toimetajana meditsiinitekstid ja lihtsalt ei ole vedanud selle töö saamisega. Ja isegi kui ma olen teinud ka mitte erialast tööd, näiteks klienditeenuses eelkõige suvetööna ja eelmisel aastal ma tegelikult kevadel vaatasin spordipooli tööle, aga jah, nagu ma eelmine kord mainisin, mind 2 päeva enne oppi lasti lahti, sest et nad leidsid, et ma ei olnud see, keda nad otsisid. Aga samas mul ei olnud sealt kahju lahkuda, sest et klienditeenindus, eriti seal spordipoes, ma tundsin, et ma ei tundnud ennast ära, kui ma seal olin. Ma olin nii pahur, ma ärritusin pidevalt, ma ei tundnud ennast seal hästi. Lisaks sellele mu kolleegid olid täielikud ussid, pidevalt rääkisid üksteist taga, see on minu arust nii vastik keskkond. Mina ei rääkinud seal kedagi taga. Aga kui sul on probleem kellegagi, ütle seda neile otse, mitte nende seljale. Kuna mul tol ajal veel oli see song, siis mul oli ka füüsiliselt päris vastik seal olla, sest ikkagi kui sul on mingi 10-12 tundi tööl, siis pärast on ka õhtuks oli see piirkond ikka päris valus. Tagasi erialase töö juurde, ma lihtsalt loodan, et kunagi mul õnnestub sinna saada. Lihtsalt kõige tähtsam on see, et sa üritad edasi, et sa ei anna alla. Tulgu neid eitusid palju tahes. Need, mis mul täna tulid, need ei ole esimesed, need ei ole ka viimased. Aga ma ei anna alla, sest et ma tahan hakkama saada. Ma leian oma koha. Ma ei lase sellele end peatada. See võib mind aeglustada, aga see ei peata mind. Ja ma üritan pidevalt ennast täiendada. Seepärast ma olen osalenud ülikoolis ettevalmistuskursustel, kus ma olen aidanud ülesandeid koostada ja kontrollida. Ja seepärast ma olen teinud isegi väljaspool ülikooli eraldi kursusi näiteks dokumendihaldusest ja niimoodi. Ja ma isegi olen vahepeal aidanud mõndadel sõpradel nende dokumente toimetada. Ma isegi tegin endale igaks juhuks ingliskeelset CV ja kindlasti uurida ka selle toimetajate liidu kohta, et äkki ma saan noorem liikmeks astuda. Ühesõnaga, tööturg vihkab noori ja ma ei näe, et see olukord väga niipea muutuks. Ja selles mis nad mõtlevad, et miks nii palju töötuid noori on, aga kuule, su ise tegid selle probleemi. Ausõna. Nõta või naera. Aga kindel on see, et ma saan hakkama. Ja sellepärast eks ma kohati üritan ka võib-olla oma kunstiga vähemalt midagigi teenida. Näiteks seal enda kleepsudega ja joonistustega ja selle postiklubiga ja sest et tunnen, et ma pean midagi tegema, et ennast toetada, sest et ma ei taha igavesti oma vanematest sõlt. Ma ei taha igavesti nende juures elada. Meil on kõik hästi, aga lihtsalt ma tahan kunagi olla ka iseseisev. Aga praegune tööturg seda mulle ei võimalda. Tegelikult kõige rohkem ma kardangi ülikooli lõppu, sest et pärast seda ma olen töötu. Keegi ei tule mulle tööd pakkuma. Pärast seda ma saan ennast küll töötuna arvele võtta, et kõik need tervisekindlustus säiliks ja niimoodi, aga ma ei saa raha ja ma ei saa ennast ise ülal pidada. Võib-olla ma peaksin
ise hakkama toimetamisteenuseid pakkuma, sest nagu näha, ma ei ole tööandjate jaoks piisavalt hea. Ma tean, eks see on seotud ka sellega, et mul tegelikult ma kipun päris palju nagu ennast maha tegema. Ja noh, eks ma pole ainus, kes on selles olukorras, et neil on raske tööd saada. Ma tean, üks mu karjäärinõustaja ütles mulle, et see on kahjuks globaalne mure. Minu arust nii nõme nagu, et tööandjad pole üldse vastutulelikud noorte suhtes. Tähtis on see, et me ei anna alla, me üritame edasi, näitame neile kõigile, et nad on meie suhtes eksinud ja et meil on midagi pakkuda ja et loodetavasti mõni tööandja võtab ennast kokku ja näeb, et nemad võivad olla need, kes annavad selle aluse, et me saaksime ilusti elus hakkama. Aitäh, et tulite mind jälle kuulama. Ma arvan, et eks see teema ilmselt kõnetab teisi ka, aga ma lihtsalt ütlesin, et ma pean selle endast välja saama, sest et ma olen väsinud sellest olukorrast. Ja ma arvan, et ma pole ainus. Aga igatahes pea püsti ja liigume edasi. Ja ma hoian teile kõigile pöialt. Aitäh!